Jussi uus mängumaja. Võta minu mängumaja tulla. Aga see on ju minu mängumaja. Tasa, see on teie mõlema mängumaja. Me ostsime selle siis, kui Juss oli veel beebi. Siis oli mängumaja toas ja mõnikord Juss lausa magas selles. Aga me ei mahu ju mõlemad sinna sisse. Ei mahu jah, see on titade maja, aga sina lähed sügisel juba kooli. Aga ma tahan ka mängumaja, kas siis suuremaid ei ole olemas? On ikka, aga need on puidust. Kas sa ei tahaks poistele ise ühe maja ehitada? Peale seda jaanipäeva õnnetust eriti ei taha. Mul on pisut palju tööd ka. Tellime parem mõnest firmast, kes neid valmistada oskab. Kas see maja on siis täitsa valmis? Saab nii ka tellida, aga võib-olla on odavam võtta maja tükkidena ise kokku panna ja ära värvida. Sellega saan ma hakkama küll. Värvime mängumaja meie maja värvi. Jass, see värv on Rootsi punane. Kunagi Rootsi rannakülades värviti kõik majad seda värvi. Seda on üsna lihtne ka ise valmistada. Nädala pärast saame kätte. Kas ma tohin ka ehitamisel aidata? Muidugi. Nad on aknaid värvida. No nii, poisid, kas hakkame maja kokku panema? Jaa. Hakkame pihta, isa haamripoo, tarvises naelades seisaks koos, niisiis ikka, kui isal vaba päev, meie peres iga mees tööd. Oi, maja saigi juba valmis. Kas teeme soolaleiva peo? Mis see soolaleiva pidu on? Mina ei taha leiba soolaga. See on selline komme, et kui keegi saab endale uue kodu, siis kutsub ta oma head sõbrad külla. Seda kutsutaksegi siis soolaleiva peoks. Tere! Ma tõin teile kingiks hobuse raua. Pange see ukse kohale, siis toob ta õnne. Mina tõin teile ise eegeldatud kardinad. Aitäh! Aitäh, aidake meil nüüd sisse kolida. See on minu maja. Ei, see on meie ja meie sõprade maja. Vihmajal saab siia varju tulla. Ja palavaga kaitseb ta kuumuse vastu ka. Eelas kord üks muinasjutt sai läbi.